täna siis Elvas üle pika aja ja siingi miinuskraadid korralikud, et -12 kraadi. Ja ütleme niimoodi, et Elva poole tulles on täna siuke korralik pinnatuisk. Vaatan, siin on mingi näitus hetkel. Päris ilusad pildid on. Aga jah, tulles nüüd sinna maanteesõidu juurde tagasi, siis kes Elva poole tuleb, siis tulge rahulikult, et ööga on päris korralikult nagu lumevärki tulnud, et sõltub muidugi sellest, et mis kellaajal sina sõitma hakkad. Ja mina siis jah, hetkel Elvas ja lähen vaatan siin erinevaid poode, mis siin on. Üks kaltsukas on, kuhu ma tahan minna, vaadata, kas on mingeid ägedaid asju ka sealt saada. Kunagi see on mingid teksad, mis olid päris lahedad, et see oli juba mitu aastat tagasi ja ei olegi nüüd konkreetselt sellesse poodi enam sattunud ja lähme tšekkame siis, mis seal on. Seal oli ka kunagi, ma tean, mingi odavate riiete pood. Nüüd on seal Triinu pood, ma näen. Siukene nimi on seal. Siis on kesklinna apteek legendaarne. Mööbel ja tehnikapood, ma ei mäleta, midagi ostsin sellest ka kunagi. See on isegi täna lahti. Ma sain siit kunagi mingid teksad, ma mäletan mingid. Näed, kulu. See oli aastaid tagasi tõesti. XL, ML mõõdus. 24 euri, 29. Ma ütleks, et siin on vaatamist ja tegelikult peab süvenema. Aga mulle tundub, et naistele on seal rohkem manti. See on päris äge. See on nagu siuke jyski moodi pood, mulle tundub. Karbid ja kastid ja pilt plingib siin. Mööbel, toolid. €79. Tunduvad päris mugavad. See on täitsa mugav, jah? Pesumasinad. Mis asi see on? Pesupussi. Mis siia sisse käib huvitav? Ei ole õrna aimu ka. Suur külmik, €749 see. Kingituse saab ka kaasa, röstari. Päris jah. Ma ütleks niimoodi, et see on nagu siukene kõige pood. Ma vaatan veel. Seal on veel mingid poed. Kas need ka lahti on? Äge pood on teil. Jaa. No, tead ikka nii nagu rahadega on. Ja nii nagu kõigil. Jah. Rahadega on kõigil halvasti. Enne mõtled 100 korda, kui ostad midagi. Ja siit ma selle vlogi siis ära lõpetan tänaseks. Nii et sulle soovin jätkuvalt siis ilusat laupäeva ja sõbrapäeva ja kõikidele sõpradele soovin samuti kena sõbrapäeva. Tšau!